mina imestangi seda, et kuidas saab üks inimene tahta panna ennast iga päev või nii palju kordi oma elust siis ennast olukorda, kus sa teadlikult lähed sinna lennuki peale ja saad sellega hakkama, sest et ma pean rääkima sellest, kuidas minu lennuhirm algas. Ma arvan, et mul ei olnud seda alguses eriti, kui ma alustasin lendamisega, mis oli siis juba kuskil, ma ei tea, 16-aastaselt. Aga kuskil 10+ aastat midagi tagasi, kui ma käisin rohkem siis USA vahet, siis leidis aset selline juhtum, kus lennukil toimus siis tekkis väga suur turbulents. Ja minu jaoks suur, sest et mina olin harjunud sükese natukene raputab ja siis läheb üle ja ega rohkem ei olegi väga raputanud, et sükene, ma ei tea, 5 minutit raputamist ja siis on juba jälle sujub. Aga seal esiteks kestis tõesti kaua ja teiseks siis kulmineerus sellega, et hakkas nii kõvasti raputama, et lennuk hakkas justkui langema siis õhuaukudest läbi. Ja see langustunne oli minu jaoks väga hirmus, sest et ma nägin, kuidas stjuardessid siis kükitasid maha keset teenindamist. Ja seda ma arvan, et see ei ole tavapärane olukord, et tavaliselt stjuardessid, ma ei tea, piloot ütleb, et minge nüüd istuge kõik, pange turvavööd peale ja et turbulentsi ala on. Aga sel hetkel seda ei tehtud, vaid oligi ilmselt äkiliselt juhtus see õhuaugust langemine. Et see, ütleme nii, et iga kord, kui ma lendan ja hakkab turbulents peale, siis mul tekib see sisemine paanika, sest et ma mõtlen, et kas ta nüüd jälle kukub, sest ma ei taha tunda seda kukkumistunnet, see oli kuidagi väga hirmus, et seal osad naersid, osad nutsid, mina olin üks nendest, kellel oli klimp kurgus. Aga sellepärast ma tahtsingi sinuga tegelikult kõige enam rääkida, et saaks võib-olla natukene vastuseid nendele kõikidele küsimustele, mis lennuhirmu puudutavad, sest ma olen hull reisifänn ja reisida mulle meeldib ja tegelikult võiks rohkem teadlik olla. Võib-olla on siin veel inimesi, kellel sama hirm on ja saavad vastused nendele küsimustele. Eks see, ma arvan, et põhjus, miks see hirm üldse tekib, ongi see, et sa ei tea, mis toimub. Et kui mina selle kokpitis istun ja lendan, siis ma enamasti tean, miks toimub, mis hetkel toimub ja me siis vastavalt sellele ka reageerime selle kokpitis. Ja ma tean, et see võib ette tulla ja vahest on juba ilmakaartidelt juba ette näha, et kus kohas need turbulentsialad tekivad, me saame need turvavöömärgid varem kinni panna, paluda inimestel juba istuda. Vahest juhtub ka seda, et sul on täiesti sinine taevas, jumala rahulik lend ja siis järsku tuleb turbulents, et seda nimetatakse clear turbulentsiks. Ehk siis see on see, mis juhtus, oli normaalne juhus ja seda keegi ette ei oska, ei saa osata näha. Just, et ilmakaartide peal on küll alad, on näiteks sellised tuulemuutused vahest näidatud või et mingid tugevamad tuuletsoonid on, et mida me saame ette ennustada, aga see, et ta üks ühele läheb, seda tavaliselt ei ole ja on täiesti selliseid olukordi, kus tulebki järsku ja kui nüüd mõelda nende stjuardesside peale, et ilmselt nad leidsidki, et kuna ka nende jaoks oli see nii tugev too hetk, et neil on kõige ohutum see, et nad hoiavad kuskilt kinni ja nad ei hakkaks kuskile lendama. Et meil iseenesest on näiteks protseduur see, et kui tuleb turbulents, siis nad peavad minema kõik asjad jätma, minema oma kohtadele. Aga kui nad tundsid, et see liikumine seal on ka ikkagi nende jaoks see tuli lihtsalt nii järsult ilmselt, et see äkki kukkumine, et sellepärast. Just. Aga lennukid on ehitatud niimoodi, et nad peavad vastu sellele. Nad on ehitatud sellise mõttega, et need lennukid võivadki sellistesse olukordadesse sattuda. Aga kui tavapärane see on, kui sa nüüd ütled näiteks enda kogemusest, võtame 1 kuu lendamist, et sa lendad ikkagi palju, kas 1 kuu jooksul sellist juhtumeid on või tegelikult on neid ikka harvem? No selliseid täiesti hästi tugevaid turbulentse. Kus sa ei tea, et lennuk hakkab langema, jah? No
pigem nagu ma ütleks, et on harvem, sellepärast, et ikkagi sealt ilmakaartidel me nagu midagi näeme ette ja saame nagu ennustada ja saame need alad ära vaadata ja saame enne lendu ka stewardessidele öelda, et teate, et seal kuskil poole peal või nii. Aga seda, et ma enamasti ju lendan ikkagi üle Mandri-Euroopa, et selles alas ei ole nagu nii palju ja nii tugevaid. Kui sa nüüd ütled, et sinul oli kogemus sinna USA-sse lendamisel, ma ei ole ise sinna lennanud, aga nendel üle ookeani lendudel vist ongi nii, et rohkem võib seda turbulentsi ette tulla. Mis mul endal on olnud, on see, et kui me ükskord Tallinnasse siin lähenesime, siis olid pilved, oli juba seal ilmakaartide peal ka näha, et võib olla nagu seal pilvede sees lihtsalt õhumassid on nagu teistmoodi, et seal rohkem võib raputada. Et me lendasime sealt mööda ja me arvasime, et seal ei ole mitte midagi. Ja võt see on näiteks üks kord olnud, kus mul on nagu kõige tugevam turbulents üldse olnud. Et me ei olnud seal selle pilve sees, läksime täiesti ilusa ilmaga sealt mööda, aga raputama hakkas niimoodi, et meil lõi isegi näiteks autopiloodi korraks välja. Aga siis panime ta uuesti sisse ja lendasime edasi. Aga hapnikumaski ei tulnud maha välja kuidagi sellist. Võt seda minul ei ole juhtunud, et ma tean, et mingitel lennukitel on juhtunud, et nii tugevasti raputab, aga ei enamasti peaks need olema ikkagi nii kindlalt kinni, et nad ei ole nagu selle raputamise peale nagu alla ei tule, vaid seal ikkagi nende rõhumuutuste peale tulevad alla. Okay. Ja üks huvitav juhtum, mis mul endal on olnud, on ka see, et kui sa satud nüüd teise lennuki sellesse õhuvoole jälge, et siis võib ka raputada ja tavaliselt hoitakse siis lennujuhtide poolt nagu piisavalt vahet, et sa ei satuks siis nagu liiga lähedale, aga olenevalt tuultest, olenevalt tuule tugevusest, siis see õhuvool nagu liigub. Ja ühe korra on mul selline asi juhtunud küll, et ma hakkasin just oma kohvi jooma. Meil on kohvitopsid, meil on kaaned peal, hästi pisikene auk on seal niimoodi, et sa nagu seal kokpitis mitte kuskile seda kohvi nagu ei maha jääks ja saaksid hoida niimoodi ilusasti. Ja siis me sattusime selle teise lennuki õhuvoolu. Nii, et mul see kohvi lendas siit sellest väikesest august niimoodi välja, et ma olin kõik kohviga täis. Et see on ainuke kord, kus ma olen nagu kuskil üleval leveli peal lennates nagu sellises teise lennuki õhuvoolu nagu sattunud. Kas sa saad lahti seletada lihtsalt, ma ei tea, ühe lausega, kui see võimalik on? Mis asi on turbulents üldse? Turbulents on, et miks ta tekib, on õhuvoolu muutumisest. Et kas tuule kiirus muutub, õhurõhk muutub, õhumass, et kus pilvede sisse lennata või sellise rohkem tormisema ilma sisse, et seal tavaliselt on seda turbulentsi eeldada või oodata. Kui nüüd ongi see, et sul on täiesti selge taevas, et on see clear air turbulents, et siis see lihtsalt muutubki, kas see tuulekiirus või see õhurõhk muutub, temperatuur muutub, ehk siis see õhumassil toimub muutus ja tänu sellele siis tekitab ta lennukil turbulentsi. Küsin veel mõned hästi lihtsad ja võib-olla imelikud küsimused. Aga kas suurel lennukil on siis tõenäosus väiksem, et tal on turbulents tugevam, väiksed lennukid, tugevam turbulents, suuremad lennukid, väiksem turbulents, vastab seda? No selles mõttes, et see väiksem lennuk on kindlasti kõigile sellele muutusele nagu nii-öelda kas vastuvõtlikum või et lihtsalt ta nagu laperdab selle õhu käes võib-olla tugevamalt, aga väiksem on, mida väiksem lennuk, seda madalamalt ta lendab, et ta sinna üles päris ei lendagi, ehk siis et need turbulentsi alad on võib-olla nagu erinevad. Turbulentsi sa võid tunda ka siis, kui sa maanduma tuled täiesti suvel selge ilmaga, mis siis tähendab, et see maapind on soe, annab sellist efekti jälle õhumassile, et see kõik oleneb sellest õhumassist hästi palju, ja siis sa tunned, et see väike lennuk raputab seal maanduma minnes palju rohkem kui näiteks siis suurem lennuk, et jah. Mass on seal taga, et mida siis raputama peab. See kõlab loogiliselt. Aga kas on ka mingid piirkonnad näiteks, kus on juba eos teada, et seal on rohkem turbulentsi siis?
no ja kus on vähem näiteks? No, mägede alas kindlasti rohkem, ja muidugi. sellepärast, et su tuul jälle on nendest mägedest, et kuidas see tuule suund on. Kui sul on täiesti lagemaa või on sul seal mingid puud asjad lähenemisel all, et see ju mõjutab, et see puud ju jälle lõikavad seda tuule suunda natukene või tuule liikumist. Üle vee tuled, siis ta peaks olema üldiselt nagu selline sujuvam. Aga kui rääkida nüüd seal lennulevelitel või üleval lendamise, et siis tegelikult väga suurt vahet ei ole, sellepärast sa oled juba nii kõrgel, et see maapind enam ei mõjuta sind. Et siis ikkagi need temperatuurid, tuuled, õhumass. Ehk siis ei ole mitte mingit kuldset reeglit ega mitte mingit võimalust neid teadlikult otseselt vältida, et see on selline ilmastikuolude kooslus iga kord loterii. Jah, mida me saame vältida, et on see, et kui me ikkagi näeme, et meie sellel lennuteel on mingi suur torm või äikesetorm, et sinna sisse me ei lenda. Et siis me nagu selle otsuse saame juba maa peal vastu võtta, et nii, me peame võtma endale piisavalt kütust, me peame tegema endale plaani, et kuidas me, kust ja kuidas me sellest mööda lendame. Ja kui see ala on ikkagi nii suur, et siis võime juba ka täiesti teha plaani ümber, et me lendamegi pikemalt, aga oleme võtnud arvesse selle, et meil on kütust, aega, kõike läheb rohkem, et me saame seda nagu otsustada maa peal ja võtta seda arvesse. Aga kas on lubatud trajektoori lihtsakäeliselt muuta või seal on ju jällegi 100 reeglit ilmselt? No selles mõttes, et kui me oleme ikkagi sellel trajektooril, et meil ongi see suur äikesipilv, siis ütleme seal ees, siis me peame ikkagi kooskõlastama lennujuhiga, sest kindlasti on seal ka teisi lennukeid, kes samamoodi tahavad sellest pilvest mööda lennata, mitte läbi. Et me peame selle lennujuhiga kooskõlastama, aga see alati õnnestub, nad alati annavad need nii-öelda, nimetame neid siis nagu nii-öelda eesti keeles siis vältimisvektoriteks või delay-vektoriteks, et kuidas sealt nagu mööda minna, et aga mis põhjusel näiteks jäetakse lend ära? Kui tugev see, kuidas seda üldse mõõdetakse ja kui tugev peab olema see torm, et siis kas teil on ka mingid kriteeriumid sellele? Jaa, muidugi on, et meil on nii väljumis- kui saabumiskriteeriumid, et millal me üldse saame välja lennata. Üks väga tugev mõjutaja on tuul maa peal siis selleks õhkutõusuks ja talvel ka see, et milline on see, kui libe on raja seisukord, et seda võetakse hästi tugevalt arvesse. Vahest ka udu, kui nüüd tõesti on väga-väga udune ilm, et siis lihtsalt see udu on liiga tihe, et sa ei saa minna või et lumesadu, et talvisel perioodil tuleb see lumetõrje protseduur enne välja lendu teha ja vahest on see lumesadu lihtsalt nii tihe, et see ei anna piisavat kaitset selleks väljalennuks, et siis tuleb tänu sellele edasi lükata. Aga saabumisel siis samamoodi me võtame arvesse seda tuult, rajaseisukorda ja siis nähtavust. Et meil on oma piirangud, millest siis üle ei tohi minna. Aga samamoodi, kui sul ikkagi lennuvälja kohal on äikesetorm, siis me ootame, et see mööda läheks. Sest tavaliselt äikesetorm ei seisa ühe koha peal, vaid on ikkagi liikumises. Aga mõnes olukorras ta võib nagu pikemalt ühe koha pealt või see mass on nii palju suurem, et see liikumine on nagu aeglasem, et siis tuleb lihtsalt edasi lükata. Või siis, kui sa oled saabumas, siis varu lennuvälja minema. No siis on ikka vist mingid meetmed siin. Ei, meil ei ole nagu see, et ma pean Tallinnasse maanduma, et jah, siis ma lähen ja lendan, et ükskõik mis seal on, ma lähen ja lendan, et ma tahan ka õhtul koju saada. Et me ikkagi lennunduses sa pead ikkagi arvesse võtma seda, et sa ei pruugi õhtul koju jõuda. Et hambari on alati kotis, et ükskõik mis võib juhtuda, võib mingi tehniline probleem juhtuda, võib ilmastiku tõttu juhtuda, et me kuskilt nagu üle limiitide nagu ei suru, et lihtsalt õhtuks koju saada. Aga mis juhtub siis, kui sa satud õhuauku? Kuidas sa reageerid või mida peab piloot siis tegema? Selles mõttes, et kui me õhuauku sattume või sellisesse turbulentsi, siis ka lennukil see kiirus, indikaatorkiirus hakkab hästi palju muutuma või hüppama. Et me peamegi vaatama, et see kiirus meil püsiks
õigetes limiitides. Kui vaja, siis võib-olla tuleb panna juurde gaasi juurde, võib-olla maha võtta ja kui see ikkagi on selline pikem protsess või pikem periood ja meil on lennukit natuke keeruline kontrollida, siis me saame alati küsida, kas madalamale minekut või ülespoole minekut, tõusmist või laskumist. Et nendes alades me tegelikult hästi tihti just suhtlemegi ka teiste lennukitega, küsime teiste läbi siis lennujuhtide, et kes on meie alas veel lendamas, kas neil on ka turbulentsi, kas kui nad on meist level allpool või level ülevalpool, kas seal on turbulentsi, et võib-olla nagu muuta seda levelit. Kas turbulents on tegelikult ohtlik? Kas sellepärast peab laskma enda närvilakkudes ja verenõhul kõrgeneda või tegelikult ei ole seal ohtu? No 10 aasta jooksul minul ei ole veel sellist turbulentsi olnud, mis oleks ohtlik. Samas ma ei saa öelda, et see ei ole üldse ohtlik, sellepärast, et täpselt kui ta tuleb niimoodi järsku ja tuleb väga tugevalt, siis mõne inimese jaoks see võib olla ohtlik, et siin on ka täiesti ju lähiajast juhtumeid, kus tänu turbulentsile inimesed seal kas peaga vastu lage või lendasid, aga mis on minu soovitus on see, et kui sa istud oma koha peal, hoia endal turvavöö kinni. Sest ükskõik mis liikumine see hoiab sind. Jah, see hoiab sind seal pingis ja siis sa ei lenda kuskile niimoodi. Kui sa lähed kõndima, vaata, et sul on alati kuskilt kinni hoida. Sest ilmselgelt see lennuk seal õhuvoolus lendab ja siis kui õhus on muutused, siis lennukis me tunneme seda kõike. Veel üks juhtum minu enda siis kogemusest. Selline situatsioon, et lennuk hakkas siis tõustus juba kiirendama kiirendusrajal ja äkitselt läks elekter ära ja lennuk püürdas, jäi seisma ja me ootame siis uut luba taas tõusuks. Ja siis ma mõtlesin oma ette, et selle lennukiga ma küll nüüd uuesti lendama ei taha minna, et mis siis saab, kui see juhtub kuskil õhus. Aga mis siis saab? No, üldiselt on niimoodi, et piloot ei võtta tehniliselt mitte korras lennukit üldse vastu ja igal lennufirmal on ikkagi see tehniline tugi hästi tugev ja see lennukite ülevaatused asjad, aga ikkagi tehnika, inimfaktor jäävad sinna sisse, et mis võib siis lasta midagi, mingisugused situatsioonid läbi, millega tuleb siis hiljem tegeleda. Kui nüüd midagi juhtub hoovõtul, siis jah, kui sul kiirus lubab veel peatuda, siis on kõige ohutum jääda seisma, peatuda, teha maa peal selgeks, mis juhtus, miks juhtus ja siis vaadata juba edasi, et kas selle lennukiga saab lennata või selle lennukiga ei saa lennata. Tänapäeva lennukid, nad on kohati nagu suured need arvutid või kompuutrid, neil vahest aitab mingisest väga väikesest restardist. Nad teevad süsteemile restarti ära ja siis vaatavad, tegelikult on kõik okei. Aga see ei ole ikkagi tavapärane juhtum, mis peaks aset leidma ilmselt? No tavaliselt ei peaks ja hoovõtu rajal nagu tavaliselt ei juhtu selliseid asja, aga kui juhtub, siis see kõige ohutum ongi, kui sa vähegi veel kiiruse mõttes saad seisma jääda, et ikkagi meil on ka stardil on nagu teatud kiirused, millal me peame selle otsuse tegema, kas on ohutu jääda seisma või on ohutum minna edasi, kuna sul ei pruugi seda seisma jäämiseks seda rada enam. Aga mis juhtub siis, kui õhku tõusmisel selline asi juhtub, mis siis, kas lennukil on mingi automaatsed süsteemid või? Ja lennukil on backup-süsteemid, automaatsed süsteemid, nad vähendavad siis, kui elektriga just juhtub, et siis vähendab seda koormust, jätab nagu need kõige olulisemad süsteemid tööle ja sellisel juhul ma eeldan, et oleks nagu kõige õigem kohe tagasi tulla. Aga lihtsalt see tõused, lähed kuskile levelile, teed oma checklistid ära, vaatad üle, mis juhtus, miks juhtus ja siis tuled suhteliselt kiiresti tagasi maanduma. Kas lennuk on võimeline ka ise maanduma? Lennuk on võimeline tegema autolandi ja väga uduses ilmastikutingimustes seda autolandi tavaliselt tehakse.
Et see pigem ongi just selle nähtavusega seotud, millal me seda autolandi kasutame, et lennukisüsteemid, lennujaama süsteemid peavad olema nagu sertifitseeritud, kooskõlas töötama, et siis me saame tulla autolandinga nii-öelda automaatmaandumisele ja me teame, et see rada on siin ja lennuk suudab hoida seda rada nagu oma süsteemis, et täpselt rajale maanduda. Kui sa nüüd küsid, et kui peaks pilootidega midagi juhtuma, kas lennuk on võimeline täiesti ise maanduma, siis lennuk ikkagi vajab käskluseid, autopiloot vajab käskluseid ja keegi peab need käsklused tal andma. Ehk siis piloot või abipiloot ja rohkem variante ei ole. Just. Abipiloot, jah, me ei nimeta abipiloodiks. Meil on kapten ja siis meil on esimene ohvitser. Okei, siis ma olen kogu aeg valesti nimetanud, ehk siis kapten. Kas kapten või siis esimene ohvitser, ja. Et mis on see kapteni ja esimese ohvitseri vahe, ongi see, et kaptenil on tavaliselt rohkem kogemust. Et kui sa alustad oma karjääri, siis sa alati alustad, kui sa ikkagi meeskonnana lendad, siis alati alustad esimese ohvitserina. Et kui sa lendad lennukiga, kus on ainult ühte pilooti vaja, siis sa ise oledki kapten. Aga kui sa alustad meeskonnas, siis sa alati alustad esimese ohvitserina ja kui sul on juba piisavalt kogemust, piisavalt lennutunde ja ikkagi ka seda sisemist valmisolekut võtta vastutus, et siis sinust saab kapten. Nii et sina oled kapten. Mina olen kapten. Palju õnne. Veel üks situatsioon. Kas lennukites on stjuardessidele ka mingisugused ohutusmeetmed näiteks, ma ei tea, mässuliste või mässavate reisijate osas? Sest et jällegi, ma ei tea, kuidas minul see kogu aeg satub, aga tegelikult ma olen rohkem lennanud ja need on mõned korrad, ega siin ei ole nüüd kogu aeg mul ka mingid intsidendid olnud. Aga tol korral oli selline olukord, et ilmselt üks klient oli siis tarvitanud natukene liiga palju alkoholi. Mäletan, et stjuardessid talle enam seda ei müünud lõpuks. Aga tegemist oli siis sellise kogukama, siukese agressiivsema mehega ja tema soov oli siis keset lendu nüüd kohe lennukist maha minna kõrgel õhus. Mina istusin tast üks rida eespool emergency exit'i juures siis ja ta hakkaski nõudma, et ma tahan nüüd lennukist maha minna kohe praegu ja see stjuardess, kes siis tema kõrval oli kleenukene ja pisikene, põhimõtteliselt võib öelda, et ülikooli eas võib-olla tundus olevat poiss ja see härra oli väga turske ja suur ja ta oli selline, et ta tahaks kohe kätega minna seletama, kuidas asjad käivad. Eks see alkohol teligi kindlasti oma töö, aga siiski, et kas on olemas ka stjuardessidel mingisugused, ma mõtlesin, et kui see päriselt aset leiab, siis stjuardess ei saagi tegelikult mitte midagi teha. Meil on kord aastas nii-öelda treeningud. Me nimetame seda recurrent training inglise keeles, ehk siis nagu nii-öelda mitte lisakoolitus, aga selline nagu uuesti käime kõik teemad läbi, mis võivad lennunduses ette tulla ja me käimegi läbi just neid teemasid, mis igapäevaselt ei pruugi juhtuda, aga mis siis võivad tulla niimoodi ootamatult ette. Ja tänasel päeval on hästi aktuaalne rääkida just nendest halvasti käituvatest reisijatest, alkoholi liigtarvitamisest ja et kuidas sellega hakkama saada. Tegelikult ei tohiks lennu peale ju liigses alkoholijoobes inimesi üldse lasta, ega ei tohiks ka neil palju lasta juua. Just, jah. Et see on tegelikult üks asi, mida tänasel päeval hästi palju kontrollitakse. Ja seda näiteks, et kui mõni võib mõelda, et mul on lennuhirm, et ma joon ennast lennujaamas täis ja siis lähen sinna lennukisse ja magan ainult, siis see ei ole üldse hea nõuanne mitte kellelegi, kuna sa pead olema adekvaatne, sa pead suutma ise sinna lennukisse astuda ja sa pead olema suuteline kommunikeerima selle lennusaatjaga. Et kui ta ikkagi näeb mingeid ohumärke, siis temal on õigus öelda
kapteniga kooskõlastatult, et seda reisijat me peale ei võta. Lennu ajal nüüd, mis on nagu täiesti lubamatu meie firmas, on see, et ei tohi juua oma alkoholi. Sellegipoolest on mõned väga leidlikud inimesed, kes on leidnud viisid, kuidas siis seda oma alkoholi ikkagi seal juua, aga kui lennusaatjad selle leiavad, siis nad võtavad selle ära ja ei lase edasi juua. Ja samamoodi siis ka, et kui raha eest nagu nad soovivad osta alkoholi, siis mingi hetk peavad lennusaatjad aru saama, et seda on juba liiga palju. Kui nüüd rääkida, et mida siis sellise agressiivse inimesega teha, siis igal lennufirmal on oma protseduurid, kuidas nad selle agressiivse inimesega käituvad. Aga minu üleskutse on see, et kui sihukest asja pealt näha ja seal on veel mõni selline turskem reisija, väga rahulik muidu ja üldse ei tahaks sekkuda, siis võib-olla minna ja aidata seda väikest lennukest poissi. Sellepärast, et me kõik oleme selles kitsas lennukis koos. Ja kui üks inimene ära keerab, siis kuidagi tuleb ta maha rahustada, kuidagi tuleb ta sinna tooli peale istuma saada. Et sellel lennul oligi tegelikult lõpuks mõni teine meesterahvast läks ka appi, sest et see kulmineerus sellega, et ta tahtis hakata, et ta tahab kapteniga siis vestelda, et ta tahab siis minna sinna, kuidas see nimetatakse, kokpit. Ja see tekitas ka, mõtlesingi, et noh, et kas ta saab tõmmata selle varuväljapääsu ukse lahti? Ei saa. See nii kergesti lahti ei lähe. Seda on tore teada. Ja kokpiti sisse taga ei saa, need uksed on ka lukus ja koodide taga niimoodi, et sinna ei pääse lihtsalt niisama. Okay. No siis tuleb üles kutsuda inimesi, kui on agressiivsed reisijad pardal abiks olema. Ja sellisest olukorrast kindlasti lennusaatja teavitab piloote. Piloodid teavitavad maa pealt inimesi ja politsei on kindlasti sellisel mehel vastas. Et seal ei ole üldse küsimustki. Mis nõu oskad sa anda siis nendele inimestele, kellel on lennukirm? Mida saab teha selleks, et kuidas sinul seda ei ole? No minul ilmselt ma nagu võtangi seda lendamist hoopis teistmoodi. See on midagi, mida ma olen alati tahtnud teha. See on midagi, mis mulle endiselt väga-väga meeldib. Ja just ongi see, et igaks lennuks ma ju valmistan ette niimoodi, et ma tean, mis mind ees ootab, mis ilmad mind ees ootavad ja ma tean, mis selle lennukiga teha. Et ma ei tule... Minul on päev varem tavaliselt seest keerab, magada eriti ei saa. Ja siis ma mõtlen, et kui ma peaks olema iga päev samas olukorras, ma ei tea, aga võib-olla harjukski ära. Selles mõttes, et jah, nad ei oska öelda, et mul tõesti ei ole kunagi sellist hirmu lendamise ees olnud. Ja kui ma ka reisijana lähen, mul ei ole ka siis seda hirmu sellepärast, et ma absoluutselt usaldan neid inimesi, kes lendavad. Ja ma tean, et see ei ole lihtne tee olnud sinnani jõuda ja nad teavad, mis nad teevad. Eks ootamatuseid tuleb igal pool ette, Tallinna liikluses tuleb ka ootamatuseid ette. Ja palju rohkem kusjuures. Kindlasti palju rohkem, ja. Aga et mida ma nagu soovitada oskan, ongi see, et mõelda välja, et mis sind rahustab. Kas võib-olla mingisugused, ma ei tea, meditatsioon, mingisugune loed sisse hingates 5, välja hingates 5, et lihtsalt nagu ise ennast, kuidas sa suudad rahustada. Et nagu ma juba enne ütlesin, sellist üleliigse alkoholi tarvitamist ma kindlasti ei soovita. Siis tulevad kõik emotsioonid niikuinii välja rohkemist. Aga et võib-olla mõnel aitab, ma ei tea, klaas veini magama jääda, et sa suudad selle lennu maha magada. Või perearsti käest rääkida, kurta muret, et võib-olla oskab tema midagi soovitada, mis inimest rahustaks või aitaks näiteks tõesti magada selle reisi. Sest ütleme niimoodi, et kui ma piloodiks sain, siis mul ei olnud lennukis magamisega mingit probleeme. Vabalt, ükskõik mis asendis, ükskõik kuidas iga reisijana nagu magasin maha. Tänasel päeval on niimoodi, et mulle need pikad lennud ei meeldi, sest ma ei maga. Ja ma ei tunne, et ma nagu ärev oleksin või et ma tunneksin, et nagu ma ei usalda kedagi või ma arvan, et ma usaldan täpselt samamoodi, aga mingisugune sisemine asi on see, mis siis nagu ei lase mul magada. Et siis ma olen ka vahest mõelnud, et võib-olla peaks ka mingisugused Valteriani või unetabletid kaasa võtma pikale reisile, sest et jube tüütu on, kui sa seal 13 tundi oled ja sa ei maga.
Jaa, on, seda tean ma omast käest ka. Aga see tuleb vist üle elada. Siis parimatel viisidel niimoodi nagu oskad. Jaa, sest reisid on tore. Absoluutselt. Aga nüüd kõige lõpetuseks ma ütlekski valuks sulle öelda 3 lemmikkohta, kus sa käinud oled. Minu enda lemmiksihtkohad. Mulle ka Tenerife väga meeldib. Et see loodus ja see ilm seal ja see toit ja need inimesed, et see on niisugune ja tänu sellele, et Air Baltic nüüd siin otse lendab Tallinnas, siit on nii lihtne sinna saada, et mulle siin seal iga kell võiks tagasi minna. Meil oli väga tore pikk puhkus Tais, et me saime niimoodi oma aja sättida, et olime lausa 6 nädalat järjest, kui laps alles väike oli, nii et seal oli väga mõnus. Et sinna läheks täiesti tagasi. Ja üks unistuste sihtkoht, kuhu ma millegi pärast ikka veel ei ole jõudnud, kuigi see on, ma arvan, viimased pea 10 aastat, nii kaua kui ma seal Air Balticus olen olnud, on olnud üks mu unistuste sihtkoht on Island. Et see on see koht, kuhu, aga ma ei ole ikka veel seal käinud ja see ikka on niisugune, kõik hirmutavad, et jube kallis koht, et sa mõtled, et hakkama sinna Sukasaarde raha koguma, aga see raha kuidagi, siis sa mõtled, et lähed Tenerifele või lähed kuskile mujale, kus nagu on ka vahva, aga... No mina loodan ka Islandile kunagi jõuda, samad mõtted on ka minu peas aset leidnud. Aga nüüd me hakkame Tallinnast otse Islandile veel kevadel, nii et äkki. Aga äkki ma saan sinuga lennata siis? No äkki saad. Igal juhul mina väga tänan sind, et sa tulid ja rääkisid natukene sai see pundar siis küsimuste näol peas lahti seletatud. Ma loodan ka, et teistele kuulajatele, võib-olla mõnele, kellel on lennuhirm, sai natuke rohkem vastuseid küsimustele. Mul on hea meel, kui ma sain aidata nende küsimustega, et eks see on võib-olla rohkem nagu sisemine asi, aga kui sa natuke rohkem tead, siis on... Tead, ma arvan, et see teadlikkus ongi kõige olulisem, et kui sa ei tea, mis toimub, nagu sa kohe seal vahepeal meile juba rääkisid, siis see ongi see, mis paneb hirmule aluse, ma arvan, teadmatus. Nii et aitäh sulle veel kord, ma loodan, et sul tulevad väga ägedad edaspidised reisid ja samuti, et sa jõuad sinna Islandile. Ja aitäh kutsumast, väga tore oli. Väga palun ja loodetavasti siis näeme Islandi lennul. Just.